puidutöösturite poolt pukki pandud mees taabruusikaga rinda ja raiub, et kõik on seaduslik ja teaduslik. Ja tal on õigus. Seaduste kohandamine võttis aega aastakümneid, et teenida puidutööstuse huve. See on paljuski olnud selle mehe enda teene. Ning Maaülikooli teadlastele maksti kokku üle 2,3 miljoni euro, et nad kiidaksid selle tegevuse heaks. Skeem käib selliselt, et RMK poole pöördub mingisugune riiulifirma või mingi firma, enamasti nad on ikkagi mingid väiksed, kahtlased või peaaegu ilma käibeta firmad. Pöörduvad RMK poole, et neil on huvi teha geoloogiline uuring riigimaadel. Nüüd see ettevõte teeb taotluse RMK-sse. RMK võtab selle avalduse vastu, vormistab selle ümber oma blanketile ja esitab selle sama taotluse teha geoloogiline uuring maaomanikule ehk siis Keskkonnaministeeriumisse riigivarahalduse osakonda. Riigivarahalduse osakonnas, ütleme nii 90% tõenäosusega, võtab selle dokumendi vastu oma inimene, selle inimese nimi on Martin Kõiv, võtab selle vastu, esitab selle ministri allkirjastamiseks. Peaaegu 100% juhtidel minister allkirjastab selle geoloogilise uuringu loa. Et see erafirma siis saab RMK kaudu Keskkonnaministeeriumis riigimaal geoloogilise uuringu õiguse. Koos selle ministri loaga on selles loas üks punkt. Vajadusel võib võtta metsa maha või raadada, teha raadamine selle maa peal. Raadamine tähendab seda, et kui on raadamine toimunud, siis see ei ole enam metsamaa. RMK kaudu jõuab see siis selle avalduse tegijani, selle erafirmani, kes natuke aja pärast teatabki RMK-le. Meil on vaja raadata siin. Me ei saa muidu uuringut teha, meil on vaja raadamine teha. Vahepeal on see sama firma hakanud selle maatüki rentnikuks. Ta tahab ju uuringut teha. Ta on hakanud selle maatüki rentnikuks. Tühise summa eest rendib seda maad. Mets on riigi oma, RMK kaudu. Rentnik on see mingi väike firma. Nii. Kes siis tellib selle raadamise? Mets võetakse maha. Ja tihti lugu see puit lastakse kõrvale. Ja mingi osa sellest puidust. Ütleme siis sõna otseses mõttes varastatakse ära. Aga raadamine tähendab, maa otstarve muudetakse ka ära. Enam ei ole tegu metsamaaga. Nüüd tekib olukord, kus saab öelda, et ootega, kui see ei ole metsamaa, miks ta siis üldse RMK käes on? Nüüd see sama firma hakkab rääkima, et kuulge, aga metsa pole seal maa peal. Maa sihtotstarve ka enam ei ole ju metsamaa. Ja siis RMK-s on inimene, kes ütleb, jah, tõsi küll, täitsa õige. Läheb enampakkumisele. Ja see rentnik ütleb, et aga ootat, mis enampakkumisele. Me oleme selle maa rentnik, meil on eelisostu õigus. Kuna seal metsa ju peal enam pole, siis see maa ei maksa midagi eriti. Ja ostab selle mõne 1000 euroga ära. Ja siis see maa liigub juba sellest riiulifirmalt mõne suurfirma kätte. Ja siis ongi olukord, kus eelnevalt olnud mets ja metsamaa on tühjaks raadatud ja võileiva raha eest liikunud geoloogiliste uuringu varjus hoopis eraomandisse ja mõne aja pärast, üllatus, või siis mitte üllatus, ongi seal kaevandus. Metsatervendus OÜ, Mati Polli oma. Metsatervendus OÜ on 15 kaevandust. Meid on petetud. Ettevõtte, mille kätte oleme usaldanud oma kõige olulisema vara, meie looduse, on teinud selja taga tehingut teiste ettevõtetega, mis rikastuvad odavalt kätte saadud loodusressursi kulul. Ja meile jäävad vaid tühjad tühermaad ja võlgades riik, mis kõik meie varad on maha parseldanud kopikate eest. Metsa ei ole. No seda ohtu ei ole. Eesti rahvas on pidanud vihast võitlust metsaga siin maailma nurgas umbes täpselt 5000 aastat. Ja mitte kuidagi me ei ole tast jagu saanud. Vägisi on ikkagi, oleme teised olnud, eks ju. Ja ka täna see ei ole mitte mingi demagoogiline jutt, vaid tegelikult ongi 5000 aastast 4900 vähemasti ja natukene pealegi. Meie riigimetsa etteotsa on määratud üsna loodusvaenulik juht, kes on hingelt pigem ärimees. Juba 17. sajandil kehtisid meie maadel seadused, mis keelasid metsade tarbetut raadamist. Eestlased on olnud metsarahvas ja kunagi ei võetud metsast palki rohkem, kui maja ehituse jaoks tarvis läks. Metsa hoiti ja hooldati targalt, kuni see olukord muutus. Alates sellest, kui võeti maha metsavahid, algas seaduse kohandamine selleks, et teha kõik rahaks. 20 aastat küpsenud plaan on saanud tänaseks teoks meie endi silme.
kõigepealt tuleb selgeks teha, kellele meie mets kuulub. Kas see on meie rahvavara või on tegemist riikliku aktsiaseltsi bilansis oleva aktivaga, millega see ettevõte majandab oma äranägemise järgi. Sellekohane viga on juba sisse kirjutatud meie põhiseadusesse. Eesti põhiseaduse paragrahv 5 sätestab: Eesti loodusvarad ja loodusressursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult. Sõna rahvuslik on antud kontekstis omadussõna, mis ei kanna sisulist tähendust. Me peame muutma põhiseaduse paragrahv 5 sõnastuse nii, et meie loodusvarad saaksid taas rahva omaks. Eesti loodusvarad ja loodusressursid on rahva rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult. See on nii vale, ma tunnen, et see on nii vale neid metsasid niimoodi nagu täiesti oomamatult, et ma olen nii pettunud selles ütleme just viimase 10 aasta RMK tegevuses, et tegelikult asutus, mis peaks kaitsma metsasid, on ikka, ma ei tea, poliitiliselt, ma ei hakka sinna minemagi, aga see RMK nagu käitumine on küll nagu kopsu üle maksa ajanud ja ma arvan paljudele. Puidutööstused on palganud omale lobimehed, kelle ülesandeks on luua kuvandit, et kõik on hästi ja uinutada rahvast nii kaua, kuni mets on võetud. Teine eesmärk on olnud ajada rahvast omavahel tülli, et nii kaua, kui inimesed üksteist sõimavad, kes on mürkrohelised ja kes kapitalistid, saavad metsatööstused ja puidutöötlejad rahulikult metsa maha võtta. Kui sa võtad näiteks selle dokumendi, täiesti leitav, võtad selle dokumendi, mida iga aasta keskkonnaminister peab allkirjastama, kui palju Keskkonnaministeerium annab RMK-le ette, kui palju ta peab raiuma. Siuke dokument. Siis seal on täpselt toodud ära, kui palju puuliigiti, kui palju haaba, kui palju kaske, kui palju kuuske, kui palju mändi, kõik on täpselt ära toodud. Kui sa mõtled, et mõni minister päriselt teab, kui palju RMK peab raiuma. See kiri on ka leitav, kus RMK saadab selle mahu ministrile, vormistab ministri määruse valmis. Ja kui me mõtleme, et kas selle mahu vormistab RMK, ei, seda ei vormistab RMK, see lepitakse puidutööstuse poolt kokku. Sest on selle, et ma tahan nii palju saada tihumeetrit haaba. Graanul investit, et ma tahan nii palju saada puitu, millest ma saan teha graanul. Mingi Tofton ütleb, ma tahan nii palju palki saada. Ja nii edasi. Stora Enso ütleb, ma tahan nii palju saada, UPM ütleb, ma tahan nii palju saada. Ja siis viiakse ministrile paber, kes ta allkirjastab selle, ütleb, et võt, nüüd raiume RMK-st 4,2 miljonit tihumeetrit ja varastame sellele lisaks 30%. Me süüdistame RMK-d, Keskkonnaametit või Erametsaliitu, aga me ei märka, kes on tegelik kurjajuur, kes seisab nende taga ja tõmbab marionettide niite. Puidutööstuse ahnus ei lõppe ka siis, kui on vaja maha võtta vanad hiiepaigad, looduskaitsealad, matkarajad või pargid. Neil on vaja saematerjali ja palju. Aga viimase kuu ajaga on dokumendiregistris rohkem kui 100 erinevat kaitseala eelnõud. Kirjavahetus käib, kuidas sadadel erinevatel kaitsealadel muuta kaitsekorralduskava aastaks 2023 niimoodi, et igal pool saaks raiuda ja kaevandada. Nendest kaevandustest ja meie maavaradest saavad kasu ainult ettevõtted, mitte inimesed. Aga korporatsioonid ei hooli, mis nende tegevusest maha jääb, sest neil ei ole hingesid sees. Südamega metsamees ei jätaks endast maha sellist rüvetatud maad. Need, kes seda teevad, ei ole metsamehed, vaid hingetud masinad. Nende jaoks loeb vaid raha. Aga millistest summadest me siis räägime? Metsapalgi hinnad meie maal on püsinud naeruväärselt odavad juba viimased 20 aastat. Kui 25 aastat tagasi tehti metsa, siis palgi hinnad olid kosmiliselt kõrged. No selle raha eest sai endale nii mõndagi lubada
ja tükk aega hästi elada. Need hinnad ei ole suuresti muutunud. Vaadates kas või viimase 10 aasta palkide hinnatrendi, siis me näeme, et mitmed puidusordid on läinud 10 aastaga kogunisti odavamaks. Samas, näiteks kinnisvara hinnad on viimase 10 aastaga enam kui kahekordistunud.